kaamera käib. Ma tahan Valdo su käest küsida, et kas sa oled ära pööranud? Mis suga juhtunud on? See on natuke provotseeriv küsimus mingis mõttes, aga ma arvan, et suur osa ka meie ühistest tuttavatest võib-olla mõtlevad ja mõni juba tunneb kaasa. Nii sulle kui mulle. Et pealtnäha vaataja saab ju vaadata, et otsustada, et kas pealtnägu on kuidagi näha, et me oleme ära keeranud. Kas sul tundub, et kas sa oled ära keeranud? Või kui tundub, et siis kuhu poole sa oled ära keeranud? Või saa nii küsida? Pigem olin varasemalt ära keeranud. Jah. Mul oli varasemalt hood. Täna ma olen rahulik. Ma olen täna õigeks keeratud. Ma püüan elada õiget elu, jah. Vabaduseks olema kutsutud täna. Aga kes sind keeras? Kas ise keerasid ennast? Või mind tegi Jeesus vabaks, jah. Jeesus on mind vabastanud kõigest ülekohtust nii-öelda, mis mul on osaks olnud. Täna olen ma vaba. Ma olen vaba ravimitest, sigarettidest, alkoholist, kõigest, mis on mind vaevanud aastakümneid. Aga nüüd, kes sind võib-olla vähem tunneb või teab või ta ütleb, et sa ajad jama. Et mis mõttes Jeesus tuli ja tegi lihtsalt vabaks või? Nii nagu on piiblisse kirjutatud, kõik, kes hüüavad appi mind ehk siis Jeesust, neile tuleb Jeesus appi. Nii mina ka hüüdsin appi Jeesust selles samas majas. Oktoobris 2018 Jeesus tuligi mulle appi, jah. Sest et ma olin hädas. Tuli mulle appi ja päästis mind ära. Päästis mind ära kõige kurja käest ja hakkas mind õpetama, juhatama, aitama. Ja täna nii ongi. Aga ma ikkagi olen veidi nagu provotseeriv või püüan nagu mõelda, nagu siis inimesed mõtlevad, et kes Jumalat ei tunne, et kas sa ei tunne, et sinna kuidagi eksitatud või et äkki see on kõik nagu illusoorne, et sa kujutad seda kõike ette, et see päriselt pole nii olnud. Ma saan aru, et tegelikult see on nii absurdne küsimus, mis ma saan, eriti, et me oleme sõbrad, et ma olen seda kõike nagu kõrvalt näinud, et kui üldse sellise küsimus esitan, aga ma millegipärast arvan, et inimesed võivad niimoodi mõelda, et sa oled nagu lihtsalt mingi asjaga puuga nii-öelda pähe saanud, keerasid ära, nüüd hakkasid Jumalat uskuma ja sa kujutad ette, et kõik on see juhtunud. Minu jaoks on nagu vahe selles, et see, mida inimesed räägivad, kuidas öelda, kui oleks ära keeranud selle läbi, kui ma usuksin kedagi inimest, kes väidab mulle räägitavat, et see, mida ma usun, on nagu nii või kuidas ma ütlen. Kui sa käitud nii, siis tuleb sulle rahu. Või kui sa teed nii, siis sa saad midagi vastu, on ju. See oleks nagu inimene räägib teisele inimesele, on ju. Täna ei räägi mulle mitte ükski inimene, vaid räägib mulle Jumal ise. Räägib läbi püha vaimu minu sisse, minu südamesse. Tõde. Mitte ükski inimene, vaid see, kes on kõige looja. Nii nagu piibelgi räägib. Ja. Ma ei kuula inimesi, ma kuulan Jumalat. Ma kuulan seda, mida Jumal räägib mulle südamesse, mida piibel räägib. See on minu jaoks täna tõde. Kuna päev-päevalt mind vabastatakse erinevatest asjadest. Mulle pannakse südamele, kuidas on õige käituda, mis on õige. Käia valguses on, mitte teha kurja. Millest? Oma puu, kuidas on, et oma puud tunned viljast? Mind tunneb ka ju viljast. Vanasti mind tunti ka ju viljast. Ja seal ei olnud viljasid. Seal olid kurjad viljad. 10 aastat on ju, või 12 kaua olin kaine. Enne kui ma Jeesuse juurde tulin, siis ma olin teistsugune. Siin rohtusid, olin hull, ropendasin, rauskasin, suitsetasin, lahutasin siga abielu, on ju. Tulles Jeesuse juurde, olen ma taas abielus selle sama naise, kellest ma ära lahutasin. Puud tunned viljast, jah. Kas Jeesuse juurde peab tulema ainult see, kellel on elus probleemid või ta on hädas või ta on kõigi jaoks? Jeesus on kõigile. Kõige huvitavam selle asjalus on see, et
kui mulle väga kõnetas see hetk, kus ma seda kuulsin, ma ei tea, aga Jeesus suri ka sinu kõrval seisja pattude eest. See, kes seisub sinu kõrval, ka tema pattude eest suri Jeesus, täpselt niisamuti nagu minu pattude eest suri ka ta sinu kõrval seisja pattude eest. Sinu ja sinu kõrval seisja pattude eest. Mitte ainult nende eest, mitte valitute eest, vaid kõigi. Ja kõik, kes Jeesus on tulnud kutsuma kõiki. Ja ka mitte ainult jagas igaühega selle eest, kes praegu seda videot vaatab. Just. Jeesus on kõigile. Jeesus on vabadus. Aga kas inimene nagu oma tegudega kuidagi ei saa nagu lihtsalt, et ilusti ja viisakalt elada, mitte kurja teha ja nagu paljud õpetused õpetavad, et on see kuidagi võimalik või? Kas ilmtingimata ikkagi peab olema see just Jeesus või kes on Jeesus? Või kas saab üldse nii küsida? Või kas saab seda üldse lihtsalt vastata? Sest ma tean nagu enda käest, et mul ei ole võib-olla kas nii saab ka öelda, aga et ma olen uskunud alati kõrgemat jõudu ja nagu sellest on nagu piisanud, et milleks seda Jeesust siis vaja on, et väga paljud võivad ju küsida, et milleks mul seda Jeesust vaja on, kes miks just Jeesus. Mina uskusin ka kõrgemat jõudu. Uskusin kõrgemat jõudu 10 aastat, nii nagu mina seda soovisin. Tegelikult uskusin kauem, tegelikult 12 on ju. Aga 10. kainusaastal sain ma 100% töövõimetust. Ja minu ainus ootus oligi see, et ma ei nõustunud sellega ja mind saab aidata ainult Jumal. Jeesusest ma ei tahtnud mitte midagi kuulda. Töövõimetus siis millega sa said seda 100%? Mis õige nimi? Tähendab, sul ei olnud nagu füüsiline puue, see oli nagu vaimne puue, jah. 100%. 100% vaimset puuet, jah. No 100% see on ikka täiesti hullumeelne, see on lootusetu. Lootus, jah. Rohutelu lõpuni. Jah, nii ongi. Ja nüüd, kui ma kutsusin või siis mitte ei kutsusin ikka, jah, palusin Jeesust omale appi, jah. Tänasin eest ja palusin teda appi omale. Et mina ei teadnudki, mis on Kristus, mis on Jeesus, kes on Jeesus, ma palusin teda ainult appi, siis ma olen täna rohtudest vaba, jah. Ma ei söö täna rohtusid. Ma olen vaba. Ma ei ole enam vaimuhaige, jah. Mul ei ole täna invaliidsust ka selles mõttes, et ma ei saa seda pensionit enam juba ammu üle aasta rohkem. Ja arstid ei andnud sulle mingit lootust, ütlesid, et sa pead elu lõpuni nüüd sööma. Yeah. Ei olnud juttu, et me kuidagi vähendame kuidagi neid rohtusid, võib-olla siis saad äkki stabiilseks, sihukest juttu ka jõud. Ei, stabiilsemaks ma ei saadki nagu. Selles mõttes, et kõik minu raevuvood ja kõik käisid edasi. Selles mõttes, et täna ma ei raevutse enam. Täna ei ole neid hoogusid ei ole enam. Kõik on muutunud. Pärast seda, kui ma võtsin vastu Jeesus. Aga kas kuidagi ilma ei saa? Ilma Jeesuseta või? Ma ei taha ilma enam. Sinna ma tahtsingi jõuda, et... Ma ei taha enam ilma. Mul on, kui ma tulin usule, sain täis püha vaimu, siis mind nagu väga muu enam ei huvita, kui andke mulle mu piibel. Mul peab kõik muu ära võtta. Te võite mind raudu panna, ma ikkagi palvetan või ikkagi ma pöördun Jeesuse poole ja nii edasi. Täna ei ole mu lootus nii palju inimestel kui Jeesus on. Jeesus on minuga teinud imet. Aga ikkagi, kas sinust on usu hull saanud? Võib öelda küll nii. Usu hull, jah, võib küll öelda nii. Jah. Kas inimesed peaksid sind kartma kuidagi? Ma arvan, et mitte. Inimesed ei kardagi mind. Inimestel on eelarvamus sinusest, kui nad kuulevad, et ma olen kristlane. Aga kui mind natuke tundma õppida, siis nad tahavad mulle millegi pärast rääkida. Sest nad ei usu, mida nad kuulevad, aga ometi nad teavad, et see, mida ma räägin, on tõde. Ma ei valeta. Mul ei ole põhjust valetada, midagi suuremaks rääkida. No mina tean, et see ei valeta, jah. Ja Jumal ka teab ja vaataja ei tea. Sellepärast ongi mu küsimused natuke provotseerivad, et ma ju ise tegelikult tean see lugu ja tean veel rohkem, kui me praegu jõuame see mõne minutisse panna, et... See on jooksuga käinud, jah, kõik. Kui Jumal teeb, kui nagu inimesed räägivad, et tuled Jumala juurde, siis Jumal teeb sammu. Sina teed sammu ja Jumal ei tee ennem sammu, kui sina teed oma osa. See, mida Jumal soovib näituseks, et kas sa võtad mingi otsuse vastu näiteks, et Jumal paneb südamele sulle, et sa ei peaks võib-olla
noh, ma ei kujuta ette, noh, ropendama näiteks või peaksid nagu näiteks, et kui sa oled nagu pika näpumees natuke, et siis sa natuke midagi näppad kuskilt, ükskõik mis see on siis natukene, et sa võiksid selle lõpetada või siis on mingid muud asjad, et sa võiksid rohkem olla aus, mitte rohkem nii palju valetada, võib-olla siis peita või mida iganes, mis asi see iganes on ju. Või luisata näituseks või ükskõik mingid väiksed asjad. Jumal ei tee astu enne järgmist sammu, enne kui sina oled mingi temale natukene nagu vastu tulnud või midagi. Noh, mis Jumal on su südamele pannud. Siis mina olen jooksnud, jah. Mulle vähemalt Marin on nii öelnud, et miks sina jooksed. Kui ma talle rääksin selle loo, et Jumal ei tee järgmist sammu enne kui sina teed oma osa. Siis minuga käib jooksuga, jah, täna mingil põhjusel. Aga ometi Jumal on andnud ka vaba tahte, et ega Jumal kedagi nagu vägisi enda juurde ei tõmba, et kui inimene ikkagi ei taha, siis ta noh. Et sina olid ka ikkagi see, kes ise tegelikult Jumala poole ju hüüdis, eks ole. Ma ütlesin Jumala poole ja nii nagu mina teda mõistsin, jah. Selles mõttes, et see oli siuke ebamäärane Jumal, kes lubas mul põhimõtteliselt kõike teha nagu. Nii nagu maailma inimesed, või mitte maailma inimesed, vaid nii nagu meil palju õpetusi on, et Jumal võib olla selline, nagu sina seda soovid, et ta on. Nagu, ma mõtlen ise välja mulle Jumala, jah. Omale sobiva. Just, jah. Et see ei pea klappima sinu Jumalaga nii-öelda. Aga ometi see ei toimi millegipärast, et sa oled ikka seal oma mudas või siis veel sügavamas mudas ikkagi väljas, et nagu sina olid. Just. Et enesetapu ääre peal ja nii edasi. Jah. Kuna ma olen täna, kuna usule tulles mulle nii-öelda usule tulles mulle tuli teadmine, et ma elan vanaks ja ma elan vanaks. Ma teadsin kogu aeg, et ma elan vanaks. Ma elan 20 aastat teadmisega, ma elan vanaks kunagi. Ja nüüd mulle tuleb teadmine, et ma elan vanaks. Ja kõik see, mis on minu elus toimunud täna, millised muudatused on, mida ma ei ole suutnud mitte mingi valemiga ise esile kutsuda või millegi, ma isegi ei kujuta ette, et need üldse oleks võimalikud olnud, nii nagu nad täna on muutused minuga, siis ma arvan, et ma kuulutan Jeesust viimase hingetõmbeni inimestele, kes on hädas, kellel on vaja uut hingamist nii-öelda, uut algust nii-öelda. Ja Jeesus on selleks maailma tulnud ja selleks on ta maailmast ära läinud, et mina võiksin elada. Jah, ja ta on maksnud kõigi eest. Kõigi eest on maksnud hinda, jah. Lihtsalt, et inimesed on tekkinud nagu väär arusaam sellest, et Jeesus on mingisugune väljamõeldud multifilmi tegelane või mingi väärusk või mida iganes on ju. Aga proovige Jeesust. Proovige ise Jeesust. Ärge kuulake kirikuid, ärge kuulake kogudusi, ärge vaadake oma sõprade peale, kes teile võib-olla ei meeldi. Proovige ise Jeesust. Ja, et ma olen ka seda palju tähele pannud või ka varasemalt ka, et mul oli hea põhjus, miks mitte Jumala juurde tulla, sellest ma vaatasin tihti lugu, keda ma arvasin teadvat, et nad on kristlased, aga mulle võib-olla ei meeldinud nende käitumis midagi, aga täna ma tean, et ja ma ütlen sulle ka, kallis vaataja, et vaata Jumala peale, mitte ära vaata inimeste peale, et ega inimeste sisse me tihti peale ei näe, aga ikkagi ma tahtsin nagu veel küsida, et kindlasti on nagu inimesi, kes on oma lootus nagu niivõrd kaotanud, nad ütlevad, et aga ma olen ju lootusetu, et mind ei päästa mitte miski. Mis sa neile ütled? Ja, et on, ei ole olemas, ei ole lootusetuid. Ei ole, ma olen 101%, mina olingi lootusetu ka. Mina olingi täiesti lootusetu. Need, kes mind nagu tunnevad lähemalt, kes tunnevad, kes said nagu siseringi sisse, jah, kellele ma avanesin päriselt. Ja siis nemad teavad, et ma olin ka lootusetu. Ma olen kuulnud arvamusi, et mind võiski aidata ainult Jumal. Et sa oled nii lootusetu, et siin on imet vaja, et midagi saaks korda minna, on ju. Siis seal, kus on lootusetus, seal tuleb Jeesus appi. Amen. Seal tuleb Jeesus appi. Seal ei olegi enam rohkem mitte midagi. Kui sa, kallis vaata, kui sa vaatad enda ümber ja näed see, mis on ümber sinu. Kui sa vaatad aknast välja, linnud laulavad, puud õitsevad, kõik muu, siis tead, et keegi selle lõi kunagi, on ju. See sama, kes selle maailma lõi, võib hakata ka suhtlema otse sinuga, sest armastab sind nii palju. Just. Ja tahab sind aidata. Kui sa vaid hüüad appi Jeesust. Ja nii ongi. Jah, et kutsu teda appi. Et jah, ega me selle kaamera panime ka tegelikult niimoodi hoobis kuidagi käima, et tuli kuidagi südamesse, et ma ei tea, kas see kuhugi läheb ja kui läheb, siis igal juhul ole õnnistatud, me õnnistame igat vaatajat, kes on juhtunud nägema, mis igal põhjusel. Tõenäoliselt sa ei näe seda juhuslikult, et seal mingi põhjus on. Ja kui sul on, mis
mis iganes, me tahame sind julgustada ja kui sul on ka küsimusi või kahtlusi, siis ma arvan, et väga vabalt võib Valdoga ühendust võtta või minuga või mis iganes, et me saame mis iganes vahendite või otse näost näkku võime suhelda või küsimustele vastata või lihtsalt vestelda, mis küsimuste vastajad me ikka oleme. Teoloogi me pole saanud, on ja tõenäoliselt ei saagi, aga just oluline ongi see nagu, mul on see parasiitsõna nagu, et oluline on side elava Jumalaga ja Jeesus Kristus elab ka täna ja homme ja igavesti, et see ei ole muinasjutu tegelane ega välja mõeldud tegelane, nagu minagi olen ekslikult pikka aega arvanud. Aga on minu eluski ta väga suure muutuse toonud, nii et olge väga õnnistatud ja eks siis vaatame, kas me, see oli võib-olla soojendusvideo, ma loodan, et teinekord võib olla natukene kuidagi nagu isegi julgemad ja targemad ja võib-olla konkreetsemad, aga praegu nagu siuke hoobist video sai, nii et Jumal armastab sind. Jumal armastab.